Rikkus ja vaesus on lihtsalt mõtteviis. Sul ei ole alati vaja isegi raha selleks, et raha teha. Üks väga levinud müüte on see, et rikkad inimesed on alati õnnelikud. Ja see kindlasti ei vasta tõele. Et sageli siis arvatakse seda, et kui mul oleks rohkem raha, rohkem majanduslikke võimalusi, siis see teeks mind õnnelikuks. Ma arvan, et võib öelda kindlasti seda, et raha ei tee õnnelikuks, aga võib öelda seda, et raha ei tee ka õnnetuks. Ehk siis võib-olla rahal ja õnnel ei ole nagu niivõrd otsest seost. Et üks uuring, mis ma kunagi nägin, mis oli Ameerikas tehtud, oli siis see, et esimesed 100 000 eurot oli see, kus võib-olla raha panustas sellisesse heaolusse ja õnnetundesse oluliselt rohkem kui sealt edasi. Et tegelikult ma tean ka väga palju rikkaid inimesi, kes on väga õnnetud, kes on võib-olla üksikud, kes on küll teevad väga suurt äri ja muudavad oma äriga maailma, aga tegelikult on selles töös nagu väga õnnetud ja nad tegelikult ei ole üldse rahul olevad. Nii et seal ei ole otsest seost õnne vahel. Loomulikult, mida raha aitab teha, on see, et ta aitab siis luua rohkem võimalusi meie ellu, aga sellest hoolimata me peame ikkagi targalt ringi käima, me peame jätkuvalt elama harmoonilist elu, ehk siis hoolitsema ka sellest, et meie tervissuhted ja sisemaailm oleksid tasakaalus ja mis võib-olla väga paljude rikaste puhul on ka just see õnne segaja on siis see, et minnaksegi liiga sügavale sellesse võib-olla raha ja tööteemasse ja jäetakse teised eluvaldkonnad katmata. Nii et raha ei tee otseselt õnnelikuks, aga ta kindlasti aitab kaasa sellele, et me saaksime rohkem elu nautida. Üks müüte on veel selline, et rikkus on lihtsalt üks õnnelik juhus. Et ma lihtsalt sattusin õigesse meeskonda või mul oli lihtsalt üks õnnestunud investeering ja seda ongi vaja või mingisugust suurt lotovõitu. Et kui ma selle õnneliku juhuse otsa komistan, et siis ongi kõik väga hästi. Jällegi loomulikult see ei ole tõsi. Selleks, et rikkuseni jõuda, on vaja väga palju tööd ja sageli on see üks asi, mida me ei näe. Me näeme küll seda tulemust ja me näeme seda edu, aga me ei näe seda, mis on selle nimel, see vaev, mis on selle nimel tehtud, et selleni jõuda. Ja sageli see taga on aastate pikkune nähtamatu töö, mis kuskilt ei paista välja, sest seni ajani pole ju mingisugust edulugu jagada ja see töö on selline iseendaga või väiksemas tiimis, mida mitte keegi väljaspoolt ei märka. Ma mäletan, mul üks väga hea mentor, John Maxwell, ütles kunagi sellise lause, et it took me 40 years to become an overnight success. Ja ma arvan, see iseloomustab väga hästi seda, et selleks, et üleöö edu looks saada, on see taga tegelikult aastakümnete pikkune töö. Ja see õnn ei ole sageli juhus. Õnn on tavaliselt see, kus ettevalmistus ja võimalused kohtuvad. Ehk siis, kui me oleme piisavalt hästi ette valmistunud ja saanud piisavalt palju kogemusi, siis ühel hetkel me hakkame nägema ka võimalusi, mida teised inimesed ei märka, sest me lihtsalt oleme nii palju rohkem kogenud. Ja kui me selle ettevalmistusele, enesearengule piisavalt palju tähelepanu pöörame, siis ühel hetkel need võimalused justkui tulevad kogemata meie juurde. Aga tegelikult me oleme ise need, kes need võimalused üles korjavad, kes märkavad need võimalusi ja mis siis ühel hetkel teistele inimestele tunduvad, et ta lihtsalt oli väga palju õnne. Üks müüt rikaste kohta on veel see, et kõik rikkad on ahned ja ülbed, mis jällegi loomulikult ei ole mitte kuidagi moodi seotud rikkusega. Nii nagu vaeste keskklassi kui ka rikaste hulgas on ülbeid ja ka väga sõbralikke inimesi, on ka see rikaste puhul, aga seal ei ole seost otseselt rahaga. Minu kogemus on pigem vastupidine. Ma olen näinud inimesi, kes on majanduslikul heal järjel, kes on võib-olla kõige lahkemad ja kõige heldemad inimesed, keda ma üldse tean. Kuna neil on ka võimalus võib-olla anda tagasi, panustada oma perekondadesse, meeskondadesse, oma kogukonda, siis nad tegelikult väga palju annavad rohkem, kui nad peaksid seda tegema. Nii et see, kui sa arvad, et keegi tänu rikkusele on saanud kuidagi ära tõusnud või muutunud ülbeks, siis seal ei ole tegelikult seda rikkusega mitte mingisugust seost. Ja ma usun ka seda, et raha on lihtsalt miski, mis võimendab seda tegelikku olemust, kes me oleme. Et kui me oleme vaesena ülbe, siis tõenäoliselt rikkana me võime olla samamoodi väga palju ülbem, aga samal ajal, kui me oleme
nii-öelda tavaolukorras väga tore, meeldiv ja toetav, abivalmis inimene, siis ka rikkus heas mõttes võimendab seda. Nii et see on pigem seotud ikkagi inimese iseloomuga kui tema majandusliku järjega. Üks müüt ütleb veel seda, et mul peab olema kõrge sissetulek selleks, et saada rikkaks. Loomulikult see võib aidata sellele kaasa, aga sellel ei ole jällegi otsest seost rikkuse tekkimisega. Minu kogemus on ka see, et sul ei ole alati vaja isegi raha selleks, et raha teha. Ja loomulikult meil on ka palju muid ressursse, mida me saame alati lauale tuua. On see siis meie aeg, on see meie kogemused ja me võime olla ka nii-öelda partnerluses kellegiga, kes toob kapitali, pakkudes ise vastu võib-olla aega, kogemusi ja luua koos ühise äri. Ilma selleta ma peaksin tegelikult sinna raha panustama. Nii et see, et ma arvan, et mul on vaja kõrget sissetulekut, on võib-olla lihtsalt hea vabandus mitte täna selle teemaga tegeleda või lükata siis jõukuse kasvatamist edasi ja oodata siis võib-olla mingisugust päeva, kui siis sissetulek on sellisel tasemel, et ma arvan, et nüüd on õige aeg alustada. Et tegelikult sa saad alustada juba täna, saad juba täna astuda väiksed samme selles suunas ja teadlikult tegeleda siis tulude suurendamisega, aga sa võid ka saavutada tegelikult edu oluliselt varem, kui sa seda arvasid. Ma usun seda, et rikkus ja vaesus on lihtsalt mõtteviis. Rikkus ja vaesus ei ole see, kui palju on sul täna raha pangakontol, vaid see on see, et kuidas sa täna mõtled ja kuidas sa täna suhtud. Ja rikkuse mõtteviis on see, mis loob küllust ja vaesuse mõtteviis on see, mis loob nappust. Ja ma usun, et see algab sellest, et kuidas me mõtleme seoses rahaga. Inimesed, kes otsivad lahendusi, on need, kes üldjuhul on rikkad. Inimesed, kes leiavad vabandusi, on need, kes on üldjuhul vaesed. Ja mõtteviis on see, millest tegelikult kogu see protsess alguse saab. Kui me ühel hetkel oleme sellise avatud mõtteviisiga, kus me näeme igal pool võimalusi ja hakkame otsima neid võimalusi, siis me leiame ka nendele vastuseid. Ja vastupidi, kui me näeme seda, et see ei ole võimalik, siis me leiame ka sellele vastuse, miks ei ole minu jaoks võimalik. Mu mentor kunagi ütles seda, et meie aju on küsimuste vastamise mehhanism, mis tähendab seda, et mis küsimuse sinna paned, sellele sa vastuse leiad. Ja kui küsimus on see, et see ei ole minu jaoks võimalik, siis su aju leiab väga palju põhjuseid, miks ei olegi sinu jaoks võimalik. Ja kui sa küsid seda, et kuidas see on võimalik, siis sa leiab ka vastuse, et kuidas see on sinu jaoks võimalik. Nii et ma ütleks veel kord, et rikkuse vaesus algab sinu mõtteviisist ja kui sul on selline avatud, positiivne mõtteviis, siis sinu eeldused ka majanduslikku rikkust oma ellu tuua on oluliselt suuremad.